aasta oli siis 2011 lõpp, 2012 algus äkki. No ma olin siis ikka väga noor poisike ja siis ma tutvusin nende materjalidega ja isegi täna vaatasin Kõva Kettalt, leidsin oma esinemisi, mis oli Ainari mingite videokaamerate, eriti mingite vanade, krigisevate, krägisevate mingite videokaameratega tehtud, kus ma nägin reaalselt välja nagu laps räägib teistele. Ma olin, ma ei tea, kuna ma olin 19, 20 maks, räägin siis nendel teemadel, see on tagantjärgi mõeldes täiesti ulme mõelda. Eks muidugi on natuke sihuke cringe või awkward kuulata esinemisi, mis sa tegid noh, nii ammu aega tagasi. Aga no siis oli täpselt nii nagu oli ja tuli, noh. Ei olnud ju mingit esinemiskogemust, noh, sul ei, noh, täpselt nii räägidki nagu tead või oskad või tunned. no hing on vana, A- olgu füüsiline keha oli noor. jah, just, Mm. et ja müts maha muidugi, et oleme nagu ausad, 19-sena lennata peale selliste teemadega, et noh, sul seda julgust ikka on. ma ei tea, kust see tuli või noh, ütleme, noh, eks ta muidugi kosmiliselt tuli, aga et ta oli võimeline jah, nii varakult aktiveeruma, et see oli jah, ma mäletan, Arvo Soomets viskas mu üle nalja tihti, et Andero, palun kasvata endale ruttu mingi jõuluvana habe, sellepärast saad aru, et sellise poisikese näoga, no lihtsalt inimesed ei suuda sind tõsiselt võtta. Et noh, paljud võib-olla teavad, et Ashayana Dean on kirjutanud Voyagerid, on ju, Voyager 1 ja Voyager 2. Aga noh, see on köömes ja köki-möki võrreldes materjalidega, mis tal on manuaalide ja DVD-dega, et neid on ikkagi sadu. Ja noh, üks Katara biospirituaalne healing manual, see lilla 300 A4. See lilla on 1999, 2000 infoga. Roheline level 2 kuni level 3 läheb siis valguskeha anatoomial veel sügavamaks. Need tulid vist 2004-2005. Ja siis kõige alumine, need sfäärilised ja sinakatooniga kõige viimasem Katara manual 4, level 4, see tuli vist 2006, 2007. Aga noh, ma loen teile nüüd mingeid tekste ja asju. Lihtsalt pange ennast sellesse perspektiivi, et te kuulete seda infot aastal 99, 2006, 2007. Noh, inimteadvus, noh, täna on täiesti vastuvõtmatu see info paljude inimesteks. Noh, too aeg, noh, no enam idiootsemalt ulmem ei saakski üldse olla too aeg, et üldse keegi suudaks üldse vastu võtta sellist informatsiooni. Aga näe oli, tal olid grupid, tal olid inimesed, kes käisid ja need grupid ei olnud tegelikult väiksed, need olid päris arvestatava suurusega. Noh, maailma mastaabis muidugi mitte, maailma mastaabis on sellised nagu kurud olid muidugi suuremad, eks ta oli sihuke erak ikkagi. Ja noh, ega too aeg talle ikka visati normaalselt puid alla, et kuule, et mis pudru sa seal ajad ja mis asja sa seal kokku luuletad inimestele, et noh, New Age'ilt tuli julmalt rünnakuid erinevad noh, igasuguste liikumiste poolt, on ju. Aga noh, siis võtad ja võrdled, on ju, mida seal mingisuguste üksikute pisikeste raamatute ja teadmiste pealt kuskil seminaridel räägitakse too aeg, on ju, ja siis võtad selle mastaabi, on ju, noh, isegi võrreldamatu lihtsalt too aeg, et noh, kellelgi polnud isegi ligilähedaseltki sellist informatsiooni, mis too aeg oli temale antud esindamaks. Et lihtsalt teile nagu tagantjärgi siia tuua seda, et noh, kui kosmiliselt ebareaalne, et selline info sai siia tulla juba enne 2000. aastat,
et see oli too aeg täiesti teine level ja seda ei olnud isegi mitte millegiga võrrelda. Ja kui sul sajab maa peale sisse midagi, kus sul ei ole isegi millegiga võrrelda, noh, sul ei ole isegi referentsi, sul ei ole isegi kuskil kinni hakata, siis esimene reaktsioon ju ongi see, et noh, see on mingisugune, see on mingi kellelgi hakkas fantaasia lendama, kellelgi, noh, mis iganes on ju. See on ulmekirjandus, eks ole. Et liigitame siis põhimõtteliselt selle ulmekirjanduse alla. Aga noh, suures pildis täna ei ole, noh, täna on juba isegi TikTok täis sõnu nagu morfogeneetika ja mingisugused dimensioonid ja tšakrad ja paralleelreaalsused ja multidimensionaalsus, et noh, täna ei ole enam terminid ulmed, on ju. Noh, 90-ndatel see on ikkagi noh, täis Paldiski maantee jutt, eks ole, too aeg, et siis seda vastuvõtlikkust ikkagi ei olnud veel. Ma lükkan siia vahele ühe huvitava pointi, et ma siin uurisin natuke aega tagasi noh, nii selle Keilonta teaduse ja siis ka no vaatasin, guugeldasin sind ja Ainerit nii-öelda, mida nii-öelda välja tuleb. Ja siis üks huvitav koht oli, ma ei suuda öelda, mis selle veebi, see on mingi 10 aasta tagune või midagi selline, kus oli hästi aktiivselt need tegelesid tüübid sellega, et nagu läbi hammustada siis nii-öelda kõikvõimalikke uhhuusid, eks. Ma ei mäleta seda veebisaitide, seda nime, aga siis ma sattusin seal ühele väga huvitavale analüüsile, mida oligi siis nii-öelda alustatud selle mõttega, et võtame kõik ulmekirjanduse ette ja analüüsime seda. Mingi naisterahvas oli see, eestikeelne. Ja siis ta võttis siis ette siis Assajanidini ja hakkas seda nagu siis üksipulgi lahti võtma. Noh, tal loomulikult oli hästi palju nagu põhjuseid, miks see kõik on üks suur jama, eks ju. Aga oma lõpusõnas, see oli hästi pikk arutelu, aga oma lõpusõnas jõudis ta sinna, et isegi mina, kes ma olen täielik pragmaatik, eks ju, olen veendunud, või olen sellest nii hämmingus, sellest detailsusest, sellest mahust, sellest maailmast, mis ta on nii-öelda välja mõelnud, eks ju, et ta on nii, tundub, et ta oli tõesti lugenud neid raamatuid ja asju läbi, eks. Ja et see on nii uskumatu detailsus, nii täpne, et seda võikski arvata, et äkki see nii ongi. Aga loomulikult ei ole. Et see oli päris hea, aga see oli nii võimas etteaste, eks ju, selle proua poolt, et seda võikski uskuma hakata, eks ole. See oli päris hea niisugune, et isegi pragmaatik võib uskuma hakata. Ja, sest noh, tema seisukohalt on huvitav point see, vähemalt ta saab sellest aru, et inimene teatud maalt ei ole võimeline, noh, ma võin välja mõelda igasuguseid asju, on ju, noh, oma peas näiteks hakkab tulema, on ju, aga et lõpuni välja minna ja kõik detailid omavahel kokku panna, nii et eksimus ei ole, siis statistiliselt ja matemaatiliselt on see, noh, peaaegu võimatu välja mõeldud loo puhul, et seal peab olema midagi enamat, et sa saad teha selle nii peeneks, et isegi su hilisemad 15 aastat hiljem tehtud materjalid lähevad kokku sellega, mis sa rääkisid 97. aastal. Et see detailsus ongi üks peamisi argumente, miks pole võib-olla muudel liikumistel või maailmavaadetel siia eriti midagi nagu vastu panna. Et lihtsalt need mahud, need detailsused, see loogika, see matemaatika, see geomeetria, kõik see on
on lihtsalt niivõrd loogiline, et noh, ega minul too aeg ka, kui ma hakkasin nendega pihta, esimene asi, mis minul ikkagi reageeris, kui nii võib öelda, on ikkagi loogika, et ega ma ei lähtunud alguses nende õpetuste puhul tunnetusest või sellest, et noh, et hullult resoneerub või et ma ei tea, et südamega tunnetan, et see info on õige. Jah, see tekkis ka mingi hetk. Ma hakkasin siis praktiseerima ka seda südametunnetust, aga see selline esimene klikk käis ära ikkagi selle loogika pealt. Ja siis tulid alles sinna taha kõik need siuksed meditatiivsed asjad ja kõik. Ja noh, võib-olla esimene aasta mind ka, võib-olla need meditatsioonid vist nii palju ei kõnetanudki, sest ma lähenesin hästi geomeetriliselt ja matemaatiliselt sellele, noh, ütleme sellele kõigele. Ja siis seetõttu oli minul ka just see pool oli rohkem tugevam külg. Ja siis sinna taha juba tulid igasugused mingid muud elemendid. Et ja, põnev journey on olnud. Me vaatleme inimest, eks ole, aga kui me hakkame vaatlema inimest kui dimensionaalselt, katara puu põhiselt, tšakrate põhiselt või auraväljade põhiselt, siis me jõuame samade või Merkaba põhiselt või DNA põhiselt, siis me jõuame, et sama asi on planeedil, me jõuame, et sama asi on galaktikal, me jõuame, et sama asi on universumil või lähme mikrosse, sama asi on taimel, sama asi on mineraalidel, sama asi on molekulidel, aatomitel. Ühesõnaga vahet ei ole, kui suureks, väikseks, kaugeks me lähme, struktuurid on kogu aeg samad, mis töötavad. Et see ongi see, et täna teadlased vaatlevad eraldi. Ahah, meil on inimene, ahah, meil on planeet, ahah, meil on taimed ja meil on mingid mikroelemendid. Aga tegelikult me oleme kõik selle nagu hingame läbi üksteisest tegelikult. Me hingame läbi planeedi, planeet hingab läbi meie. Me põimume kogu aeg läbi, et see on nagu see, mida see maailmavaade tahab esindada. Tänu sellele maailmavaatele ma sain paremini aru, olles eelnevalt tegelikult enne kui ma jõudsin nende õpetusteni. Ma olin ikka päris paras ports vaimsed raamatuid ette ära lugenud, eks ole, siuke ma arvan mingi 50-60 New Age'i igast Secretist, Ernst Muldashevit, mingid igasugused Tiibeti ekspeditsioonid, Trunvalo Melkisedek, no igasugused kuni Eesti igasugust Igor Volkede ja Lille Lindmäed ja igasuguste välja, et sai nagu sirvitud siit-sealt ja teatud küsimustele ei saanud nagu vastuseid ja teatud sain, on ju, et aga mul jäi nagu see ebaselgeks, et kõik räägivad nagu illusioon ja hologramm ja tuli nagu paljudes raamatutes nagu räägitakse sellest, aga ei seletata nagu lahti, on ju. Nendele õpetustele ma sain tegelikult aru, mis asi on holograafiline projektsioon, on ju. Ja see holograafiline projektsioonist ma sain hakata siis alles aru saama, kui ma hakkasin aru saama, mis asjad on merkabad, mis asjad on elektromagnetism ja kuidas meie teadvus läbi partiki faasimise ehk partiki jumalosake läbi partiki faasimiste lülitume sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja. Ehk siis see meie siin, et me hingame, me liigume, me avaldume manifestatsioonis on tänu sellele, et on teatud jumalosakesed, mis kogu aeg lähevad on-off, on-off, on-off. Ja nüüd see on-off meil siin täna on kõige aeglasem, kui nii võib öelda siis. Kui me läheme kõrgematesse tihedustesse, siis see on-off läheb kiiremaks. Ja tema sisse-välja lülitumine kiireneb ja seetõttu matemaatiliselt tema nii-öelda teadvuse ühik laieneb ja temast voolab rohkem arusaamist ja teadvust tema kehast läbi. Ja päeva lõpuks kõik on projektsioon, kõik on hologramm. Ja öeldakse, et me elame Matrixis, et me elame hologrammis, on ju. Tähendab, loomes või ütleme, loomestruktuuris polegi kohta, kus poleks hologramm, see kõik ongi hologramm. Tähendab, algallika seisukohalt on kõik tasandid hologramm. Siseloome on hologramm, välisloome on hologramm, kõik on hologramm. Ta on hologramm hologrammis. Aga kuna ta on
noh, justkui, et nagu hologramm või projektsioon justkui nagu kõlab halvasti, tegelikult ta ei ole halb, ta on lihtsalt manifestatsiooni osa. Tähendab, et ega ruum ei ole ju halb, kui me ruumi vaatleme, on ju. Küsimus on, millises ruumis sa viibid. Et ruum on lihtsalt manifestatsiooni osa, aga kui minna nagu multidimensionaalseks, siis iga ruum on hologramm, projektsioon ehk illusioon. Ehk siis ta on, ehk siis ruum eksisteerib ainult sellepärast, et sina kui vaatlejana lood seda. Sellel hetkel, kui sa seda ei loo, seda ei eksisteeri. Noh, muidugi ta jääb eksisteerima. Noh, eks siin kvantfüüsikud omavahel ka ju vaidlevad, on ju, selle üle, et kui ma nüüd nagu näo ära pööran, et kas siis selja taga jääb ruum või ei jää, on ju. Aga kuna me elame veel omakorda planeedi morfogeneetilises väljas ehk ühisteaduses, on ju, siis see ikkagi jääb sellepärast, et ta on juba registreeritud hologramm ja füüsikaseaduse põhiselt seda sa enam ei muuda. Noh, et su korter ei saa lambist, kui sa nii väga palvetada tahad, ta ei saa hologrammina muutuda. Su korter jääb ikka selliseks, nagu ta on, sest ta on juba manifesteerunud, see on tagajärg. Tagajärge sa ei muuda. Aga selles mõttes sa saad, kui sa teadvuse nurga välja vahetad ja hakkad tõlkima teist ruumi, siis juba kõik muutub. Arvo Soomets kirjeldas hästi väga arusaadavalt seda sama põhimõtet, et kas see ruum on minu selja taga olemas või ei ole, eks. Et see on väga nii detailides selgeks tegelikult arusaadav selline loogika põhimõttel. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda, põhimõtteliselt on ju seesama sisse-välja lülitamine, hologrammi loomine. Põhimõtteliselt me vaatame ju see ekraan, mida me vaatame, on samal põhimõttel ju, ainult lihtsalt kahemõõtmeline. Just. Et see on seesama kaadrit sekundis põhimõtteliselt. Pikslid, jah. Just. Lihtsalt tajuplatvormidel on need pikslid erinevatel kiirustel. Meil on erinevad tajuplatvormid, on ju 15-dimensionaalses ajamaatriks on 5 tajuplatvormi, kus sa saad siis kogemuslikult erineval kujul ennast kogeda. Et siin me kogeme ennast maksimaalselt hästi tihedas tajuplatvormis. Mateeria on hästi tihe. Aga hologramm on ikka, läheme tihedus 2, ikka on hologramm, läheme tihedus 3, ikka on hologramm. Et selles suhtes ja ikka maatriksi osa, on ju. Noh, meil siin paljud New Age-ikad üritavad rääkida sellest, et meil on vaja maatriksist välja saada. Ma küsin, et aga millisest maatriksist sa välja saada soovid? Et kuhu sa siis nagu end up'id või jõuad selle väljasaamisega? Et mida sa sealt maatriksist väljaspool siis ootad? Siis tekib küsimus, et kas sul on teadmised midagi heliväljadest, et tahad sa nagu siis minna edasi energiamaatriksisse või et mis tähendab sinu jaoks maatriksist välja minemine. Need on lihtsalt mingid sõnakõlksud, aga tegelikult puudub seal nagu loogiline selgitus või arusaam, mida see tähendab üldse. Nii spetsiifilised küsimused või mõistmised või arusaamad tekkisidki tänu tegelikult minul ka nagu läbi selle maailmavaate, et ma ennem mõtlesin, et kurat, ma ikka kõva meest tean päris palju, David Aigid, värgid, kõik asjad läbi lugenud, eks ole. Esimest korda Ainari seminarile läksin, vaatasin, et kurat, joh, ei tea, ma ei saa üldse midagi aru, mis toimub. Et nagu ma ei oleks nagu üldse midagi lugenud. Ja siis veel tehakse nii, et mul keeratakse veel 180 kraadi veel vastupidi ka veel. Et nagu ma vaatasin, et siin on midagi mäda, ja siis ma jõudsingi selleni, et oota, vaimsus on ka pettus või? Kurat, sellega. Ahah, okei. Aga tunne oli muidugi õigena. Et selles suhtes, et vaata, seal on nagu see, et muidu võid ka ju minna kuulama ja vaatama, et keegi räägib midagi väga teistmoodi, et siis saab ego riivata ja mõtleb, et see vend, mina tean paremini, on ju. Et aga nii kui ma ära käisin, siis see tunne, see oli nagu see, et täielik déjà vu oli, selles mõttes oli, et ma oleks nagu kuskil seda ennem kuulnud. Tegelikult ei ole siin reaalsuses seda kuulnud, aga mul on kogu aeg see tunne oli sees, et ma oleks nagu kuskil seda kuulnud juba.
ja, ja siis, noh, siis mul tuli juba täiesti juba mingi 23-selt, 4-selt ma juba sain aru, et ahah, ma olen sealt tulnud ja juba siis ma juba panin juba pilti kokku, et miks ma üldse siin planeedil olen, sest mingi hetk mul oli suht segadus, mis asja ma teen siin üldse. Noh, esimene selline tunne oli siis, kui ma tajusin, et peab hommikul üles ärkama, et trenni minema. Ma mõtlesin täitsa pekkis, kuule, et nagu, mis asja ma teen, mis asja ma teen, ma lähen mingi jalgpallitrenni, mis asja ma teen nagu, mis asi see on, et see ei ole elu, see ei ole reaalsus, see on nagu, see on illusioon, see ei ole see asi, mis ma siia tegema tulin, nagu ma võin nagu okei, nagu tore on minna mängima, aga nagu noh, no null kõnetust, null nagu tõmmet. Ma olin nagu hoopis ise mentaalselt täiesti teises kohas. Ja noh, point ongi selles, et eriti kui sa nagu spordis oled, vaata, spordis sa pead kohal olema, onju, aga kui sa oled siit tegelikult teises kohas, no sul ei ole kas sa saad vigastada või sul midagi juhtub suga, vaata, sest sul ei ole võimalik kohal olla. Isegi kui ma püüdsin kohal olla, ma tegelikult ikka ei olnud kohal. Nagu isegi kui ma vägisi surusin ennast kohal olema, et davai, okei, nagu võta kokku ennast, unusta see asi ära ja davai, et teeme nüüd seda, mis me peame tegema, onju. No lihtsalt ei saa, no lihtsalt ei saa kohal olla. See on nagu üks eesti keel või inglise keeles üks code ka selle kohta, et physically I am here, but mentally I am far, far away. Tegelikult käib see ju peaaegu kõige kohta, et kui see läheb vastuollu, see tegevus, sinu igapäevane tegevus, mida sa teed, see läheb vastuollu siis selle, noh, ootamatult ütleme, et sulle tulebki mingisugune uus niisugune hingamine, arusaamine maailmast tuleb sisse ja siis sa lähedki tööle, näiteks on sul töö, onju, ja sa saad aru, et see on vastuolus selle põhimõttega, et see on täpselt seesama olukord ju, et sa ei saa enam kohal olla, sa ei saa enam teha, sest et see on number üks, see on sulle vastuolus sinu nii-öelda põhimõtetele või noh, nii-öelda uutele põhimõtetele, arusaamisele, kuidas asjad toimima peavad, eks ju. Ja teine on see, et see tekitab noh, et sa ei pühendu enam sellele nii nagu võib-olla peaks, eks ole. Täpselt, jah. Et põhimõtteliselt on see ükskõik millega, mis erialaga, et oledki näiteks, ma ei tea, sõdur Ukraina armees, on ju, ja järsku tuleb sulle selline teadmine või sellised teadmised. No ei ole võimalik minna. Ja siis sa ei saa enam lihtsalt, eks ole. Ma ise, olemata ise kunagi ei ole olnud seal, aga ma kujutan ette, et see võib olla väga ränk selline kojukutse. No vana maailm laguneb normaalselt koost. Et ikkagi alustalad lükatakse sul ikkagi, jah, vundament kaob lihtsalt, noh. Pead uue vundamendi ehitama. Aga noh, võt, see on üks viis, kuidas seda ehitada. Ja kuna me ise koosneme ka, meil on valguske anatoomia, me ise koosneme ka valgusest, me kiirgame valgust. Siis samamoodi me lülitume sisse ja välja ja valgus lülitub sisse ja välja. Ehk siis me tekime ja kaome kogu aeg. Kuna see käib lihtsalt nii kiirelt, me seda ei näe ega registreeri seda. Et kunagi ma oma seminaridel tõin ka näite, et kui mul on siin 2 kätt, on ju. Need on siis koosnevad partiki osakestest. Nii, kui ma siit selle ühe käe nüüd ära võtan ja jäi siia ainult käsi alles. Nüüd, multidimensionaalselt see käsi siin tegelikult eksisteerib edasi. Ta on praegu lihtsalt on seisundis, nüüd on ta off. Nüüd on mõlemad off. Nüüd on mõlemad on. Off, on, off, on, off, on, off, on, off, on, off. Kui ma seda teen ülikiirelt ja jäängi tegema ja lähen veel kiiremaks, siis mingi ette enam käsi ei näe, te näete lihtsalt valgusriba. Okei, ma tahtsin siia küsida, et
ennem, aga nüüd ma küsin küll, aga ma sain aru, et kas saab olla selline olukord, et, et kui see on-off, et off on natuke rohkem, natuke pikem, no ütleme ajalises mõttes pikem periood, ehk siis põhimõtteliselt ei ole näha, et ei Ja. avaldu, sest et off'i on rohkem. Ja, off'i on alati rohkem, ja. Sa oled sa oled enamus ajast oled sa välja lülitunud, jah? Ja see on seotud. Et see asukoht, mis ma praegu just olen, see käsi on, eks ju, see on see, kus on praegu on natuke rohkem. Aga mujal, igal pool on tegelikult käsi ka olemas, absoluutselt igal pool mujal on käsi olemas, aga seal on off'i rohkem. No muidugi. Sa ju avaldud ainult väga minimaalses kohas meie teaduse jaoks, nii. Aga kujuta ette, kui sa nüüd näiteks painutad oma teadluse niimoodi, et sa oled võimeline nägema su all, mitte võib-olla all, aga enamus, probabilities või possibilities, eks ole. Siis mis juhtub vaatleja jaoks näiteks on see, et Raivos ei ole enam üks, vaid teda on 10, 20, 200, 2000, 200 000. Teda on terve ruum täis, ta on igal pool üheaegselt. Filmid on ka natuke peegeldanud meile seda, et isegi Lucy film näitas seda, kui ta vaata lõpus seal ka valgustus ja nii-öelda, muidugi see on nii tobe film ja kõik, see on nii loll film, aga selles mõttes ta mingil määral näitas seda teaduseks muutumise eksperimenti nii-öelda. Aga tähendab see asi, mida on isegi kvantfüüsikud tõestanud, et osake või elektron saab olla mitmesadades tuhandetes kohtades ümber aatomi samaaegselt, on tõestus sellele, et seda teeme ka meie pidevalt. Teleporteerumine. Ja. On ju väga lihtne. Ainuke asi, et me peame lihtsalt õppima ära, kuidas seda on-off'i käsitleda. Ja, kuidas seda käsitleda. Et me suudaks ise seda nii-öelda otsustada, mis hetkel kuskil on ja mis hetkel on off. See on ülilihtne ju selles valguses. Absoluutselt. Ja need olemid, kellel on see kehaline võimekus, kuna keha on hologramm, ta lihtsalt lülitab ju siit hologrammi välja ja lülitab mujal hologrammi sisse. Mis seal keerulist on? See on ju ekraan. See on ju kõik on kosmiline ekraan. Sa lihtsalt muudad ühe piksli teiseks piksliks. Sest sa oled ju kokkuvõttes, oled see niikuinii üks ekraan. Jumala seisukohalt on niikuinii üks ekraan. Me lihtsalt vahetame siin piksleid. Ja kui sa oled oma teadusega suuteline, sul on see arusaam, see teadlikkus. Ja siin tulevadki tegelikult mängu merkabad, et kui me nüüd oskaks oma selle magnetilise alumise merkaba tööle panna, siis alumise magnetilise merkabaga käib planetaarne teleporteerumine. Et sellega siis saab planeedil. Muidugi merkabad lähevad ka multidimensionaalsemaks. Et lähevad siis 90 kraadi alla tulevad juba uued merkabad sulle välja. Et ei ole mitte ainult Taaveti täht, vaid juba tekivad 6 tähed ja 8 tähed ja 12 tähed. 45 kraadiste nurkade all merkabad, 90 kraadise nurga all. Ja siis on juba see, et need olemid, kes siis, seal põhimõtteliselt olem näebki välja nagu valguskera või pall, tal need vuhavad ringi. Et see valguseks muutumine nii-öelda käibki siis nendel merkaba mehaanikatel. Ja kui sul on need merkabad on mitmetasandilised, siis ei ole mitte niimoodi, et sa ei teleporteeru ainult planeedisiseselt, vaid sa teleporteerud galaktiliselt või universaalselt. Et ma panen siit otse lüürale.
Mitte ma ei pane ainult planeedi demograafilistes. See on, ütleme, turaneeslastel oli võime vabalt panna taaral teleporteeruda. Seal oli see reaalsus. Aga siis on olemeid, kes panevad taaralt otse kaiale, otse ära Mateenale, ajamaatriksist ka välja, plaks järgmisse kohta. Ehk siis nad on võimelised oma aga siin tuleb mängu juba DNA, on ju. Et milline see DNA on, et kuhu ta kannab, on ju. DNA on kandja. Nii, kui DNA kannab ära, siis ta põhimõtteliselt on-offitab ennast nii, kuidas ta võimalus on. Ja mida veel nagu nimetatakse, vaata Merkabad ju nimetatakse ka bioloogiliseks lennumasinaks. Ja noh, Merkaba ju on siis otsetõlkena nuhaasi keeles on ta ju Jumala jõu väljendus liikumises. Jah, Merkaba on Jumala jõu väljendus liikumises, mis on ühtlasi ka liikumise hingus või liikumise hingamine läbi liikumise ühesõnaga. Ehk siis kõik on hingamises ja kõik on liikumises. Ja Jumal ju hingab ka kogu aeg sisse välja, on ju, seda teevad kõik, on ju. Ja nüüd, kui olem suudab siis oma seda hingamist kontrollida põhimõtteliselt, noh, ma eeldan või kujutan ette, on ju, pole kunagi teleporteerunud, aga noh, ma arvan, et see käib läbi teatud mingite hingamiste ja sa paned siis selle pöörlema ja siis su teadvus annab kõikidele sinu aatomitele käsu muuta valguseks, on ju. No su keha ju peab suga 100% koostööd tegema. Sa annad ju käsu muuta oma keha nähtamatuks ehk valguseks. Ehk sa pead ennast korra tõmbama mitte manifestatsiooni. Aga ta käib hästi kiirelt mitte manifestatsioonist, ta läheb, sa ei jää mitte manifestatsiooni, sa lähed, seal on millimurdosa mikrosekundid, millal sa lähed mitte manifestatsioonist otse manifestatsiooni. See käib, noh, vähem kui sekund oled sa juba seal. Et see, noh, sellepärast öeldakse, et mõttekiirus on 1,000,000 korda kiirem kui valguskiirus. Et noh, valguskiirus öeldakse, et jaa, meil mingi valgus liigub aastaid ja aastaid kuhugi. Valgus ei liigu mitte kuhugi, valgus on lihtsalt on-off, noh. Et meie siin tihedus ühes vaatame, arvame, et mingi valgus liigub kuhugi. Ei liigu mitte kuhugi, ta on lihtsalt osakesed. Ja nüüd ongi teatud olemitel on teadvusvõime shiftida ennast lokatsioonidesse.